Tervitused sügisesest Torontost. Tänases postituses ma tahaksin natukene heita valgusvihku sellele, miks me üldse siin Torontos oleme. No ma usun, et enamus, kes neid videosid on juba vaadanud, te juba teate seda, aga natukene seda tagamaad. 2019 esitas siis Toronto Eesti Baptisti kogudus meile kutse tulla pastoriks Torontosse, kuna nende eelmine pastor kaua aega 30 aastat teeninud Jüri Puusaag jäi lihtsalt pensionile ja otsiti uut pastorit. Ja siin me nüüd oleme. Ja tänases postituses ma viiksin teid ühele väikesele ringkäigule, võiks öelda minu tööpostile, kuigi see kõlab minu jaoks kuidagi imelikult veidikena ja tegelikult reaalselt Toronto Eesti Baptisti koguduses ehk seal kirikumajas ma nädala jooksul just üleliia palju aega ei veeda, ehk reaalselt valdavalt ongi see ainult veidikene teenistuse ettevalmistuse aeg ja teenistus ja veidi sellele järgneva aeg, nii et me räägime siin mõnest tunnist nädalas. Enamus toimetamisi käib väljaspool kirikut suhtlemises ja kodus tööd tehes. Aga Toronto kogudus asutati 1949. aasta juunikuus ja see lugu on vägev. Tükk aega käidi teiste pindade peal koos kogudusena, kuid see igatsus kasvas, et oma maja ehitada ja 63. aastal siis Broadview Avenue'le Eesti maja lähedale see kogudus ehitati ja kirik rajati. Hiilgeaegadel oli koguduses üle 370 liikme ja me võime vaid ette kujutada seda elevust, seda tohutut potentsiaali, mis koguduses sellel ajal oli ja tõesti tehti väga-väga palju. Ja selles majas ma tahaksingi teid natukene ringkäigule viia, seepärast, et kõik seal räägib oma lugu. See on siis Toronto Eesti Baptisti koguduse saal imeilusas majas ja mahub üks 300 inimest. Täna, nagu näete, on lindid ja paelad, mis ei luba igale poole istuda, tuleb hoida seda distantsi ja umbes 30-40 inimest siia mahub tänaste reeglite kohaselt. Ajalooliselt on koguduses olnud väga võimas muusikategevus ja koor ja nemad on siis esinenud enamasti siin, nii nagu ikka laval ja pastori roll on siis seista siin kantslis ja jutlustada kogudusele. Kuna tänaseks on kogudus juba valdavalt kakskeelne, siin kambris siis tehakse sünkroontõlget. Ehk kui on eestikeelne jutlus, siis siit need, kes eesti keelt ei mõista, nendele räägitakse siia inglise keeles ja saalis inimesed kuulavad kõrvaklappidest. Ja siin on ajalooline stuudioruum. Siin on igasugune salvestustehnika, mida loomulikult tänapäeval enam ei kasutata ja igasuguseid jubinaid ja pudinaid, ehk siis siin istus salvestaja ja kui sealt aknast läbi vaadata, siis teises ruumis, nii nagu päris stuudios käib, oli siis Kaljo Raid, kes luges sisse oma jutlusi, mis siis salvestati või raadiosaateid. Ja selle ukse peal on silt pastor, seega see on minu ruum. Ega me siin küll väga palju ei viibi enne teenistust, me palume õnnistust teenistusele koos siin, meeskonnaga tuleme kokku. Kui vaja oleks, siis ma võiksin siin tähtsad nägu teha. Siin on 4 misset kooli, ma ei tea, keegi on helistanud siia, aga ma ei teagi, kes siit saab tõenäoliselt vaadata. Kui peaks juhtuma, et teenistusele tuleb keegi väikese lapsega, siis emad saavad siia tulla. Siin peaks olema helisüsteem, mis siis toob jutlused ka siia tuppa. Siin on ka mänguasju ajast vanemast ja uuemast. Nii et see on koht lastele ja lastega emadele. Toronto Eesti Baptisti kogudust nimetati laulvaks koguduseks, kuna pikaajaline pastor Kaljo Raid oli lisaks sellele, et ta oli jumalasõna kuulutaja ja tegi raadiosaateid, oli ta ka suurepärane muusik, ta oli tšellist ja väga hea helilooja.
siin toimusid tõenäoliselt väga paljud tähtsad proovid ja seda nimetatud kooriruumiks ja siin on väga põnev, kui me siia uste taha vaatame, siis siin on igasugust väärtuslikku kraami. Tonnide viisi mandoliine, päris hääles ei ole, aga siin toimis loomulikult mandoliinikoor. Ma kujutan ette, et peaaegu sümfooniaorkester, ma vaatan, et siin on viiulid. Vaatame on sees ka viiul. Violin good condition. Kuulivendaja. Bow needs strings. Donated to church. Annetatud kirikule, heas korras viiul. Stradivarius kindlasti. Ja teeb ta sellist häält. Väga ilus. Siia minu oskused lõppesid viiuli mängimisel. See üks noot kõlas päris ilusasti. See tähendab, et on hea viiul. Mängija on lihtsalt natukene kehva. Lisaks sellele on siin näiteks ka good flute. Aga palun, hea flööt. Saab mängida flööti. Ja siin on neid pille veel. Siin on gitarrid, natuke suuremad mandoliinid ja siin on ka muidugi vaskpuhkpillid, on see tuuba või bariton, midagi sellist. Ja siin on veel tšellod, 2 tükki, väike bongo ja soolotrumm. Siin on koguduse noodivaru, näiteks naiskoor, Maarja kiituslaul. Siin on isegi paljundatud näha, ma mõtlen ikka omal ajal, kui tegelikult reaalselt kõik käsitsi kirjutati, see oli ikka päris ka kõik partiid. See on väga populaarne vinüülplaat, tänapäeval on vinüülplaadid väga moes. TBK noortekoor, Toronto Eesti Baptisti koguduse noortekoor, aasta 81. Ma usun, et Eestis, kes selle kätte sai, see kuulas ribadeks selle plaadi, sest eestikeelset kristlikku muusikat lihtsalt oli nii tohutult vähe sellel ajal. Kas teil on kontoris nii head sahtlid failide hoidmiseks ja ma pean muidugi kadestusega vaatama seda korda, millega siin asju hoitakse. Mul on natuke teistmoodi. Siin on juba uuemad noodid juba prinditud Jeesus Kristus üles tõusnud. Ja kui rääkida Toronto Eesti Baptisti kogudusest, siis ei saa kuidagi mööda minna Kaljo Raidist, keda kogudus väga-väga armastas. Kaljo Raid 1921 kuni 2003, pikaaegne koguduse karjane ja tema väärtus oli just see, et lisaks sellele, et oli jumalasõna kuulutaja ja pastor, oli ta suurepärane muusik, tšellist ja helilooja Kaljo Raid. Need on tõenäoliselt kooririietus. Proovi, äkki läheb selga. Võib-olla ma peaks pastorina selle selga panema. Pühapäeval selles riietuses vaatame, kuidas reaktsioon on. Aga siin jätkub pillide trompet. Ma arvan, et ma saan isegi trompetist hääle kätte võib-olla. Kui siin hiired sees pole. Oli hääli. Ma natuke üleindusin oma võimeid. Ma ei tea, kuidas nad seda teevad. Huuled sügelevad ju kohe pärast. Aga igal juhul on neid, kes mängivad ka paremini minust trompetit. Aga võimalus on jälle olemas. Pild on olemas. Siin on jälle tuuba, aga mind täitsa huvitab, mis pill võiks selle kasti sees on. Bariton. Ma ei hakka välja võtmagi. Vaatame, kas on. No kirjutatud on bariton, see tähendab, et ta peaks on. Jaa, see on bariton, see ei ole French horn. Selline. Ja ma kujutan ette, et see puhkpilliorkester kindlasti käis mängimas matustel. Kuidagi seostub kohe matusega puhkpilliorkester, aga vaadake nüüd seda pilli. Oota, see kipib küll lahti. Sitter. Ma istun ka maha
ma ei tea, kas seda käibki 2 tükki koos või? Oota, see käib vist sedasi. Ma pole elu sees sitterit muidugi mänginud. Ma ainult teen nägu, et ma siin võib-olla täiesti valet pidi võib-olla on käes üldse. Aga temaga peaks saama. Bass on kõik. No tõenäoliselt ei ole hääles. Need akordid nagu on ilusad. Aga kujutage jälle ette, kui pühapäevane teenistus ja kui helde on me Jeesus, armust kõige rikkam ta. Oi, see oli vale akord. Selle saab ka võib-olla ära teha. Sitter. Kes ei tea, sellist pilli. Kõlab Eestikas natuke imelikult, aga väga tore pill. Tegelikult ma ei suuda ka valida, kumb see lahedam on. Kas see? See on country, jazz. Arvo Pärt, siis oleks vaja poogned. See on suurepärane pill. Ma pean ta korra, kuidas seda pannakse. Bassmandoliin. Ma pole elu sees bassmandoliini puutunud. Ma olen näinud seda. Ma kujutan nüüd ette. Seda ei tasu sedasi ette võtta. Vaid see on tõenäoliselt jalg käib siit. Mingi puutükk on seal. Ja põhimõtteliselt sama. Aga palju ilus mäe veel. Ja teda natuke lihtsam mängida algajal. Siin on griffid. Et see on selline. Jäägu hääles. Suurepärane. Aga sellega meie seiklused Toronto Eesti Baptisti koguduse majas või kirikus ei lõppe, sellepärast, et siin on veel keldrikorrus ja siin on veel ülemine korrus. Kõigepealt ülemisele korrusele vaatame, mis seal on. Praegu on siis seis selline. Omal ajal kasutate seda, siis ma saan aru, kas see oli ka noortetuba? Palvetuba. Ja siis hakkas noored kasutama seda. Kellel alla neil läheb igavaks teenistusest, ta tuleb see ülesse ja hakkab noole mängu mängima magnetitega. Siin on väga oluline raamat, näiteks How to be a motivated Christian. Stuart Briscoe. Raamatuid, laulikuid. See on rootsikeelne. Ain Kalmus loomulikult on riiulis, Ain Kalmuse prohvet. Ehk siis siin saab teha selliseid väikseid kogunemisi. FOJ oli siis Followers of Jesus. Kas see oli noorteliikumise siis selline... Noored tahtsid ennast panna niisuguse loosunga ja maal. Kõik noored, kes vaatate Followers of Jesus. See oli nende identiteet, Jeesuse järgijad. Ja muidugi järgmine identiteet, ma ei tea, vahel on see, ei tea kumb see olulisem on Toronto Maple Leafs. Siin mitte ainult noortel, aga siin on palju ajalugu. Siin on TBK arhiiv, mis on tõenäoliselt väga põnev lugemine ja Toivo Pilli Eestist käis mõnda aega tagasi siin ja oli neid asju siin korrastanud, aga mina kui pastor siia ligi ei saa praegu, et veel ei saa, peab kuskilt võtme hankima. Toivo Pilli stiili näide, üks sahtel avaneb. TBK arhiiv, teiste koguduste materjalid, Sao Paulo Eesti Baptisti koguduse materjalid. See tähendab uus info, Sao Paulos oli Eesti Baptisti kogudus. Sellistes karpides on asjad. Piibel 1897 kuulus Sao Paulo Eesti Baptisti koguduse liikmele Joosep Pärtelile. Ja näete seda siia. Nii korralik töö. Ajalugu ja lugu kõiges selles. Ja see kõik on ühel või teisel moel vilja kandmas täna. Ja päris all on siis selline väiksem saal, kui on kas söömised või väiksemad kogunemised, siis kogunetakse all. Hästi varustatud köök, kraanikauss, nõudepesmasin, mikroon, praeahi ja siit saab siis jagada inimestele kõike head paremat. Seega ühes hästi varustatud koguduses on 2 kööki. Siin on
samuti väga olulist infot, et Toronto kogudus on väga kaasas Rakvere Karmeli koguduse ehitusega, seega brošüürid ei ole veel kõik ära jagatud, mõni on veel alles, potentsiaali on veel. Ja üks moodus, kuidas Toronto baptisti kogudus jõudis Eestisse, oli usurändur. Ma lapsest saati mäletan seda ajakirja Usurändur, mida siis saadeti ka kodu Eestisse ja neid lugesin või tegelikult minu väga mitmed laulud, kui ma alustasin oma laulude kirjutamist, olid kirjutatud just nimelt siin Usuränduris avaldatud luuletuste peale. Aga siin oli pilte ja juttu ja see oli nii tore. Siin on ka palju arhiivmaterjale ja Usurändurid vist ongi siin peamiselt. Ja see on Toronto Eesti Baptisti koguduse väike saal. Ma ei teagi, kas nad nimetavad seda kammersaaliks, aga põhimõtteliselt ta seda on, et kui midagi, mis üleval ei pea olema otseselt ja on kas vähem rahvast, siis siin saab ka jumala teenistused ära pidada ja tõenäoliselt on neid siin ka peetud, sest on olemas klaver, on olemas orel, ma ei tea, kas orel meil töötab, aga igal juhul saab. Laulev kogudus, nii on öeldud siis Toronto Eesti Baptisti koguduse kohta, kuna siin tõesti muusikatöö on väga, väga tugev olnud. Väga oluline raamat eesti keele raskete sõnade sõnaraamat. Et kui Timoliga jutlustab, siis tõlgil on kindlasti see kogu aeg käepärast, otsib üles need rasked sõnad, mida siis kohe võib-olla ei tea. Ja üks suurepärane ja väga oluline leid ka siin. Kuna Toronto Eesti Baptisti kogudus suuresti on koosnenud saarlastest, hiidlastest, siis täiesti asendamatu raamat, mida saarlastel ei ole vastu panna, on Douglas Wells Jänki seiklused Hiiumaal. Ja tundub, mina isiklikult ei ole kunagi seda lugenud, täiesti võimalik, et ma võtan selle kaasa siit ja tutvun Kanadas Hiiumaaga ühe Ameerika mehe pilgu läbi kujutatuna. Siin pildi peal on reas siis selle koguduse asutajad, tähtsad vennad, mitmed nimed tuttavad ka hiidlastele, Piil ja Kaups ja Kahu aga mida vennad ei arvesta, eriti seaduse kuulekad nad ei ole, seisavad sildi all no parking. Siin on siis ametlik noorte tuba, kus saab mugavasti istuda, juttu puhuda, mängida, mida iganes noored oma kogunemistel teevad, väga mõnus. Ja näete, siin on peidetud ka noorte varustus. Õiges noorte grupis peab olema pioneeritrumm. Aga see on natuke kõvasti kirglikult on mängitud sellega. Või kui ilus klaver siin on. Morris, istuval Kanada. Natuke häälesteramini noot. Ja taas tõestus, kui kõvasti siin on orkestritööd tehtud. Need on katki mängitud poognad. Cello, see on kontrabassi poogen tundub ja viiuli poognad. Tööd on kõvasti tehtud siin. Väga põnev. Ma olen tõenäoliselt esimene, kes selle avalikustab. See on uks, mis viib siis... Mulle endale küll ei meeldi filmid, kus jäävad otsad lahti ja ei tea täpselt mis ja kuidas sünnib ja peab väga palju oma fantaasiat rakendama. Aga ma täna täpselt seda teen. Seda, mis seal ukse taga on, seda te võite oma fantaasias edasi mõtelda. Selline tänane päeviku sissekanne, see on selline küll füüsiline ruum valdavalt, mida ma teile tutvustasin, aga ma usun, et selles kõiges kõlas juba palju rohkem kui lihtsalt füüsiline ruum. Need on mingid emotsioonid, mingid lood, mingid võib-olla mõtteviisid, mingi
foon, mille põhjal kõik need inimesed, kes ka täna Toronto koguduses käivad ja teenivad, mille põhjal nemad on üles kasvanud ja mis on neile omane. Ja meie eesõigus on kõike seda sammhaaval mõnes mõttes tundma õppida ja toetada inimesi selles, kus nad täna on.